vete koostis ja liikumine ja kasv ja füüsilise olemuse eemaldamine ja tagastamine ja vaimu eemaldamine kehast ja vaimu fikseerimine kehas ei ole võõrad üksteisele, vaid nii kui on metallide kõvad kehad ja taimede mahlad, on ka üks ja ainus loodu, mis toimib iseenda üle. Ja öeldes niisuguseid asju, jäin ma magama ja nägin ühte teatud ohverdavat preestrit seismas enda ees ja üle ja altari ees, mis oli Anuma kujuline. Ja see altar oli 15 aastat kõrge. Siis preester seisis minu üle ja kuulsin tema häält ütlevat mulle: olen lõpetanud liikumised 15 astmelt ja tõusmise valguse poole. Ja see on ohverdav preester, kes mind uueks loob, kiskudes ära kehalise kareduse ja pühitsetud oma paratamatuses, muutusin ma vaimuks. Ja isegi kui ma käskisin teda rääkida ja ta ütles neid sõnu mulle, juhtus nii, et tema silmadest hakkas voolama veri ja ta oksendas välja kogu oma liha. Ja ma nägin teda kui moonutatud väikest inimest, kes revis endalt liha ja heitis selle eemale. Ja arvasin selle õigeks olevat ja heitsin uuesti magama. Ja nägin sama altarit, mis Anuma kujuline ja keeva veega täidetud. Seal oli otsatu palju inimesi ning ei olnud väljapool Anumat kedagi, kellelt küsida. Ja ma astusin üles altarile, et näha kogu sündmust. Ja ma nägin väikest inimest muutunud halliks ja valgeks ajast. Ja kes küsis minu käest, mida sa siit otsid? Ja kui ma olin näinud neid nägemusi, siis ärkasin ma uuesti ja ütlesin iseendale, mis on selle nägemuse põhjus? Kas see pole siis valge ja kollane vesi keemas seal, väävline oma olemuses? Ja ma leidsin, et olen täielikult aru saanud. Ja ma vastasin, et on hea rääkida ja hea kuulda ja hea anda ja hea vastu võtta ja hea olla vaene ja hea olla rikas. Ja kuidas saaks kogu loodus õppida andma ja vastu võtma? Vaskmees annab ja veekivi võtab ja sähvatab väike annab tule. Ja ma nägin oma unes ühte teatud liiki meest, kes kandis punast riiet ja kuninglikke märke ja ta seisis väljapool varjatud surmakohta ja küsis, mida sa teed, inimene? Ja ma ütlesin talle, ma seisan siin sellepärast, et olen kaotanud kõik teed ja eksinud. Ja ta ütles, järgne mulle. Ja siis läks ta välja ja mina järgnesin talle. Ja nägin ma väikest meest, kes juhtis mind sinna, kus ta heideti varjatud surmakohta ja tema keha võeti tule poolt omaks. Ja siis ma ärkasin üles hirmuga ja mõtlesin tagasi selle fakti põhjustajale. Ja jällegi tuli mõte ja ma ütlesin endale, saan hästi aru, et seega siis üks peab välja tõrjuma plii ja tõesti see nägemus on vedelike omavahelistest seostest. Ja jällegi jäin magama natukeseks ja siis, kui olin astumas 4. sammu altaril ülespoole, nägin ma ühte, kellel oli mõõk käes tulemas idast. Ja ärgates ma ütlesin iseendale, olen hästi aru saanud nendest asjadest, mis seotud vedelikega ja metallide töötlemise kunstiga. Las olla siin väike ahi ja olgu see mõõduka temperatuuriga ja lase kuumusel olla selline, et see hoiaks materjali pidevalt sulana ja ei midagi muud. Ja materjaliks võtta hõbedamaaki, milline on metall looduses, sest see kõige rohkem sümboliseerib kulda ja pane Anumasse koos hõbedaga ka elavhõbedat, 1/10 osa ja kaalu järgi 1/12 hõbenitraati. Mõlemaid selleks, et kiirendada ja avada metalli keha. Ja nii jätta see töö 6 kuuks, ei vähemaks. Ja tahaksin ka, et siin oleks mõnedel aegadel õlise substantsi sissetulek. Nimelt sellise õli, mida tarvitatakse kulla puhastamisel ja on muudetud lihtsaks puhastuse ja eraldamisega. Ja nii aseta osad üksteisele lähemale ja ühtlasemalt. See on peamine töö. Ja nüüd näeme, et oleme kullale lähedal ja et materjal on kõige raskem kaalult, samuti kõige pehmem ja venivam. Ja pane tähele, nii ei saa loota kulla ja elavhõbeda valmistamisele, et see raskem on, sest elavhõbe ei jää püsima tule võimuses. Maailm on kuulnud palju segaseid mõtteid sellest, kuidas valmistada kulda. Selline töö iseenesest on minu arvates võimalik,
aga selle tähendused on moonutatud, sest praktika on täis vigu ja üksikuid arvamusi ja teooria täis kõlatuid väljamõeldisi. Ja selle vastu võin ütelda, et kui loodusel oleks kavatsus valmistada kõik metallid nii, et need oleksid üks ja seesama kuld, siis ta oleks seda tööd teinud ise oma võimu järgi. Ja kui kõik need madalad, mittepuhtad ja kärnased metallid oleksid parandatud, siis neist saakski kuld. Ja et tööd abistada, alkeemikud kutsuvad appi muid tühisusi astroloogiast, loodusmaagiast, vanade kirjade üleloomulikke selgitusi, päikese kummardamist, muistsete tarkade vääriti tõlgendamist ja muid selle sarnaseid. Ja on ka see tõde, et nad on toonud päevavalgele mitmeid kasulikke eksperimente ja tulemusi ja nii andnud maailmale selgust ja täiendusi. Aga meie, siis kui hakkame käsitlema kirja kehade transmutatsioonist ja eksperimentidest, mis puudutavad metalle ja mineraale, siis meie asetame avatult enda ette looduse tõelised teed ja käigud, mis juhivad meid selle suure sündmuseni. Ja kullal on need omadused: suurim kaal, suurim tihedus, fikseeritus, paindlikkus, vastupidavus roostele, kollane värvus. Ja seega kindlaks teeks on teada nende omaduste põhjuseid, enne kui harjutada kulla valmistamist. Ja samuti ka sellesse puutuvate aktsioomide põhjuseid. Ja kui inimene saab valmistada metalli, millel kõik need omadused, las ta siis arutleb, kas see on kuld või mitte.